Kui mina Lastekülla elama tulin, siis ma olin 14. Ma kerjasin tänaval, varastasin, siis tihtipeale elasin sõpradega seal, kus juhtus. Tihti saime politsei käest peksa, siis kui ma ise olin selles olukorras, siis see oli selline omamoodi seiklus. Kuid hiljem nagu tagasi vaadata sellele perioodile, et siis see oli selline seiklus, mida tegelikult ühelegi lapsele ei sooviks. Meie vanematel oli päris palju lapsi. Siis nad lihtsalt ei tulnud selle kõigega toime ja ühel hetkel siis osa perekonnast, osa minu õdedest siis ja vend läksid turvakodusse. Ja kuna mina ei olnud nõus sinna jääma, siis mind pandi hullumajja, kus ma põgenesin ja siis lõpuks ikkagi otsustati, et ma saan siis ema juurde jääda, siis ma olin vahepeal mingi perioodi ka isa juures, aga ikkagi sellest ei tulnud midagi välja ja siis hakkasin ikkagi elama vaikselt sõprade juures ja nii ta läks. See, et ma üldse siia Lastekülla sattusin, oli tegelikult puhas juhus, et üks minu venna sõber tõi mind siis õe sünnipäevale kaasa ja siis tema rääkis külajuhatajaga, et kas ei oleks nagu sellist võimalust, et mina võiksin ka Lastekülla saada. Ja siis mõeldi, et okei, et miks mitte. Ja ega alguses, kui ma ju siia jäin, ega ma ei olnud üldse õnnelik selle üle. Aga ma olin alguses nõus jääma sellepärast, et minu õed olid siin ja vend oli siin. Siis mõtlesin, et okei, ma võin ju nende pärast olla siin mõnda aega. Et ega ma tegelikult ei arvanud, et ma siia jään. Ja kui ma ju tulin Lastekülla elama, siis ma olin just 9. klassi minemas ja ma ei osanud matemaatikas murdudega liita, lahutada, korrutada, jagada. Ja ma, tõesti, suur õnn oli see, et ema Merre oli matemaatikaõpetaja olnud eelnevalt. Ja ta suutis kuidagi väga lihtsalt seda selgitada ja mulle nagu selgeks teha matemaatika. Ja ma mäletan, et ma pidin tõesti palju vaeva nägema selleks, et 9. klass üldse lõpetada. Ja ma mäletan, et ühel õhtul ma mõtlesin, et kuidas see üldse võimalik, et mina, kui ma ei oska nagu nii elementaarseid asju, et kuidas ma olen jõudnud 9. klassi. Ja siis ühel hetkel, et kui sa saad aru, et tõesti, et need inimesed, kes on siin, et nad päriselt soovivad, et sul läheks hästi ja nad päriselt soovivad nagu panustada sinu arengusse. Et kui sa saad nagu sellest aru, et inimene tõesti on südamega, mitte et ta ei käi siin, eks ju, ainult tööd tegemas, siis see on miski, mis puudutab ja päriselt mõjutab. Ma arvan, et SOS-i nagu selline suur roll on olla see tugi selle nii-öelda parema toimetuleku juures, et olla abiks ja toeks, sest et ega me kõik vajame kedagi ja vajame kuulumist kuhugi. Täna ma siis olen ringiga SOS-is tagasi ja ma töötan siis Keila noortekodus juba üle 7 aasta kasvatajana. Siis ma lõpetasin ülikooli 2005 ja igal suvel mul noored lõpetavad koole, siis mul endal niisugune kange tahtmine, et minna ka kooli. Ja siis möödunud aasta, nüüd juba ülemöödunud aasta sügisel ma siis otsustasin, et ma lähengi ja läksingi siis õppima eripedagoog nõustajaks Tallinna Ülikooli magistriõppesse. Ja loodetavasti siis nüüd sellel suvel ma lõpetan. Liikumine on hästi oluline, et üldse sport. Ja kui ma ka noortekodusse tööle tulin, ma ei saaks öelda, et ma olen mingi väga sportlik inimene. Aga selleks, et noori kaasata, pidin ma ise hakkama käima sügisjooksul, kuigi ma peaaegu üldse ei talunud jooksmist. Ja ühel hetkel mul hakkas endale meeldima see. Et see, et ma sattusin elama Lastekülla. Tänu sellele ma läksin gümnaasiumisse, tänu sellele ma jõudsin kõrgkooli, tänu sellele olen ma suuresti see inimene, kes ma täna olen. Ma olen öelnud ja ütlen jätkuvalt emale, et aitäh, et ta on olemas, sest et neid asju, mille eest tänulik olla, võib kirjeldada siin tunde ja tunde. Kui mõelda nagu nendele hetkedele, et mis on see, mis mõjutab ju inimest hilisemas elus, et kõige lihtsamad asjad, et need õhtusöögid perega koos klassikalise muusika saatel, need pühapäeva hommikused
pannkoogiteod, kas või need, et emadepäeva hommikul või sünnipäeva hommikul, siis ema sünnipäeva hommikul üheskoos varem üles tõusta, teiste õdede-vendadega üheskoos torti teha ja siis minna talle laulma. Et need on sellised hetked, mis kindlasti mõjutavad väga tugevalt